Üsna kohe saab Hiiu valla raamatukogu tegutsemisest 2 aastat, mis on olnud aasta suuremad tegemised. Jaanuaris lasime trepikotta üles panna näituse torud. Terve aasta oleme presenteerinud Hiiumaa autorite pilte. Kevadel tähistasime Kärdla raamatukogu 145. sünnipäeva. Suve hakul avasime Kärdla sadamas Sadama raamatukogu, kus pakkusime mereturistidele lugemiseks soome, rootsi, vene, inglise ja eestikeelseid raamatuid. Sadama kapteni sõnul hakkas raamatukogu hästi tööle ja mereturistid olid sellest võimalusest meeldivalt üllatunud. Kõrgessaare rahva jaoks panime raamatukogu uksele raamatute tagastamise kasti. Aasta aega oli meie juures Euroopa vabatahtlikuna tööl Tšehhi noormees Joosef, kes aitas teha uut raamatukogu kodulehte. Nüüd tegeleb selle edasiarendamisega Agne. Raamatukogu on üha enam kujunemas kogukonnakeskuseks, kus saavad kokku erinevad põlvkonnad. Pakume kodanikele kohtumisi kirjanikega. Rännu ja kirjamees Marko Kaldur käis raamatukogus külas oma samojedi koera Valge Tähekiirega. Hiiumaa esimeste kuni 5. klasside õpilased kohtusid luuletaja Ilmar Trulliga. Sügisel tulid kirjanike tuuriga Hiiumaale kirjanikud Tiit Aleksejev ja Holger Kants, tõlkija Triinu Tamm ning kirjanduskriitik Maire Liivamets. Maakonna raamatukogu hoidjatele pakkusime kohtumist tõlkija Anu Saluääre ning Hiiumaa gümnaasiumi õpilastele Tõnu Õnnepaluga. Oma raamatuid esitlesid hiidlased Susanna Veevo, Kadri Taperson ja Anneli Veevo. Väga populaarsed on reisimuljete õhtud. Anneliis Leht töötas vabatahtlikuna Ghanas, Marin Vallikivi võttis ette Peruu reisi, Johanna Veevo käis palverännakul Santiago de Compostelas ja Kadiel Tähiste elas vahetus üliõpilasena Islandil. Raamatukogu päevadel soovisime rohkem tõmmata tähelepanu raamatukogu tegevustele. Korraldasime pimekohtingu raamatuga, kus lugeja sai pakitud raamatu ja alles kodus avastas, mida peab hakkama lugema. Või raamatukokku tulles kohtus kellegi väga tuntud isikuga. Korraldasime 2 töötuba, juhendajad õpetasid, kuidas meisterdada šokolaadikarpi ja valmistada jäätmetest kingikotte. Lisaks veel erinevad vestlusringid lastevanemate ja eakatega. Kuid mitte ainult. Kõige enam hoopis toimub meil raamatukogu tunde ja koolitusi lastele ja noortele. Näitame neile, kuidas raamatukogu kasutada, kuidas vajalikke raamatuid leida, kuidas käituda. Viime läbi kirjandustunde, tutvustame uusi raamatuid ja nii edasi. Osaleme usinalt vabariiklikel üritustel nagu Nukitsa konkurss, ettelugemisvõistlus, suvelugemise võistlus. Hiiu valla raamatukogu katab üritustega kõik vanusegrupid. Lauka haruraamatukogu on spetsialiseerunud koolinoortele. Kõrgessaare haruraamatukogus on tihedad külalised lasteaialapsed ja eakad. Eakad teevad 2 ühes, põimivad kokku käsitöö ja kirjanduse. Samal ajal, kui ühed tegelevad käsitööga, räägib keegi teine kirjanikest ja loeb ette lõike kirjanike loomingust. Väga erilised on Kõrgessaares väljapanekud. Inimesed koguvad huvitavaid asju ja teinekord on tore neid ka teistele näidata. Raamatukogu on koht, kus saavad kokku erinevad põlvkonnad ja oskused. Me oleme kogukonnakeskus.